Võitsite täna esimese seti 7-5 ja juhtisite teises 4-1, et mis siis juhtus? Midagi ei juhtunud, vastased hakkasid palju paremini agressiivselt mängima, et ma ei oska öelda, et ise oleks midagi väga valesti teinud. Kolmandas setis tegelikult üsna sarnane stsenaarium, et siis 4-0 eduseis. Kas natuke mõlkus peas ka teine sett veel? Ma ei oska öelda, et game'id läks hästi tasavägiselt, et teises setis nad ise panid tempos nii palju juurde, aga otsustavas olid need game'id, et sellised tasavägist läks niimoodi üle noatera, et muidugi on kahju, et see niimoodi läks, aga me ei ole kumbki nagu selles mõttes paaris mängijad, et see oli niikuinii boonus meie jaoks. Et tõepoolest, et tegelikult üsna edukas ikkagi paarismänguturniir, kas see natukene leevendas ka seda üksikmänguturniiri valu? Ei ütleks. Aga kas oled nüüd jõudnud ka veel mõne päeva jooksul analüüsida ikkagi seda esimest üksikmängu, et kuhu see läks või miks nii läks? Ma selles mõttes juba kommenteerisin selle kohta, et vastane mängis hästi ja ma ei tea, ise ilmselt mu energia ei olnud päris see, mis ta võiks olla, et jah. Darja Kasatkinaga tegelikult päris hästi klappisite, tundus, et emotsioon oli ka üleval, et on plaanis ka tulevikus koos paare mängida? Meil oli lepitud kokku jah, et vist oli Birminghamis ja Wimbledonis mängida praegu. Ja kuidas endal nüüd hooaeg jätkub üksikmängude osas siis? On ka Birmingham, Eastbourne ja Wimbledon järgmised turniirid. Edu! Aitäh!